Täna vaatame veebipõhist materjali, mille abiga saab harjutada tehteid harilike murdudega. Veebi aadress on siin üleval nähtav. Sisestame selle aadressi ja valime 6. klass. Esmalt kuvatakse ette meile üldine info harilike murdude kohta. Siin on näha, mis on murru nimetaja, mis on lugeja, mida nimetatakse lihtmurruks, liigmurruks, kuidas liigmurru teha segaarvuks ja mis on hariliku murru põhiomadus. Meie aga valime vasakust menüüst ühenimeliste murdude liitmise. Ette kuvatakse tehe. Kuna tegemist on ühenimeliste murdudega, siis võime murru nimetajasse kohe 5 ära kirjutada ja murru lugejas liidame siis 4 liita 20 on 24. Nii, juhul kui me saame seda murdu taandada, siis taandatud vastused kirjutame siia. Antud juhul aga taandada ei saa, kuid me saame eraldada täisosa ehk teha segaarvuks. 5 läheb 24 sisse 4 korda, järelikult 4 täisosa. Murru nimetajasse kirjutame 5 ja murru lugejasse jääb alles 4. Nii, oleme ära kirjutanud, kontrollime veel mõtteliselt üle ja kontrollime. Kõik on õige. Siit nüüd siis saab võtta uue ülesande. Näete, on 18 16-ndikku, liita 14 16-ndikku. Samamoodi murru nimetajasse 16, 18 liita 14 on 32. Nüüd, kui saame taandada, siis taandame. Ja 16 läheb 32 sisse. Nii, taandame sedamoodi. Ja siia tuleb nii, kontrollime. Õige. Juhul, kui me oleme ära unustanud, kuidas näiteks antud juhul käib ühenimeliste murdude liitmine, siis teooria nupp on meil olemas ja saame vaadata, kuidas see liitmine käis. Alla kuvatakse meil mitu tehet on olnud, antud juhul 2 tehet, õigeid on 2 ja õigete protsent on 100 ja samamoodi on pandud ka hinne. Vasakust menüüst saame valida ka ühenimeliste murdude lahutamise, kõik käib samamoodi, olemas on teooria nupp ja all kuvatakse samuti meile õigete protsent ja mitu õiget on teinud. Nii on meil siin vasakas menüüs ka harilike murdude korrutamine, jagamine, murdude liitmine erinimeliste murdude lahutamine, segaarvu teisendamine liigmurruks ning liigmurru teisendamine segaarvuks. Ega muud kui head harjutamist!